Sa istud kodus oma väikeses Magala-rajooni korteris ja tunned, et sa ei ole eluga rahul. Sa tahaksid suuremat korterit või maja, võib-olla suvilat kusagil looduskaunis kohas ja kallist autot. Alles siis tunned, et oleksid õnnelik. Järsku kuuled õuest võimsaid paukusid ja tunned, kuidas maja väriseb. Sa vaatad aknast välja, pommid lendavad, majad on leekides, inimesed põgenevad karjudes. Sul on surmahirm ja mõtled ainult, kuidas eluga pääseda. Kui selles hetkes saaksid minna tagasi kohta, kus istusid oma korteris, kõik on endist viisi ja igav, aga sõda ei toimu, nüüd tunneksid siirast õnnetunnet ja tänulikkus selle üle, mis sul juba on, mis siis muutus. Välismaailmas ei muutunud mitte midagi. Muutus toimus ainult sinu peas. See harjutus näitab, et kui kujutled ennast äärmusliku puuduse või ohu olukorda, näed dramaatilist kontrasti praeguse, tegelikult rahuliku ja hea eluga. See tekitab tänutunnet ja mul on tegelikult kõik päris hästi perspektiivi. Ehk täidab seda sisemist tühimikku hoopis läbi teadvustamise, mitte läbi materiaalsete asjade. Probleem on selles, et materiaalne küllus ei täida seda sisemist vaimset või emotsionaalset tühjust, mida tihti püüame varjata. Vajadus kuuluda, olla armastatud, tunda end väärtuslikuna. Seda ei ole võimalik tekitada kalleid või uusi esemeid ostes. Sellest rääkis ka endine Google'i tippjuht Mo Gaudat. I could make money on demand. And yet I poured that money on my life and I couldn't find happiness. Okay? And that really shakes you because now you can get the vacations they're talking about. You can wear what they told you is going to make you happy. You can buy the things that they told you is going to make you happy, but nothing's making you happy. And then it started to reflect on my family. Mo on kirjutanud mitu raamatut õnnelikkuse teemal ja tema raamat Õnnevõrrand on olemas ka eesti keeles. Teiseks näiteks võib tuua mängurite platvormi Twitch looja Justin Cunny, kes müüs oma ettevõtte $970 miljoni Amazonile. Ja kuigi võiks arvata, et see lahendas kõik tema mured, siis selle asemel ütles ta ühes intervjuus, ma oleksin pidanud olema õnnelik, aga selle asemel olin ma ärev, depressioonis ja jõin väga palju alkoholi. Seega, raha ei lahenda kõik probleemid. Raha lahendab rahaprobleemid. Ühes tuntud Princeton University 2010 aastal avaldatud artiklis leiti, et inimeste emotsionaalne heaolu suurenes sissetulekuga kuni umbes $75,000 USA aastas, kuid saavutas siis platoo ega paranenud oluliselt kõrgema palga korral. Arvestades need numbrid ümber Eesti konteksti, võttes arvesse meie elukallidust ja ostujõudu, oleks see umbes €35,000 aastas, ehk alla €3,000 kuus. Sellest ajast on küll elu Eestis kallimaks läinud, aga sa mõistad, mida ma mõtlen. Me ei räägi siin kümnetest tuhandetest eurodest kuus. Tegelikkuses on meil vaja katta oma põhivajadused ja siis mõtlema, mida me elult veel päriselt ootame. Kui ikka tunned, et sa ei ole eluga rahul, siis mõtle korraks. Kas sa saad kõndida? Kas sa näed ja kuuled? Kas sa oled terve? Kas sa kannad eluaegset vanglakaristust? Või oled sa täiesti vaba inimene, et teha elus, mida sa päriselt teha tahad?